mina olen Keili, tema on Enno ja teie ees on meie 1,5-aastane reisiseiklus autoelamuga Euroopas. Eelmises osas jõudsime Tatra mägedesse ja valutasime ära Poola kõrgema tipu, mis oli ühtlasi üks minu pikemaid ja siiani rängemaid matku. Need vaated mäeosast olid lihtsalt imelised. Hommikul aga ärkasime me Slovakkia pool Tatra mägesid ja imetlesime hommikukohvi kõrvale neid mäetippe. Kõht täis, hea olla ja nüüd võibki uus ekspeditsioon alata. No töömees Ennokas. Tegin just puhtaks, jäid hiljaks videovõtetega, aga ikkagi palavan. Väga tubli. Väljas on 37 kraadi reaalselt. Tulime tanklasse vetsupausi tegema ja mida vaadet nagu nii ilus. Jõudsime imepisikesse Tšičmani külasse, mille populatsioon on vaid 200 inimese ringis. Musta värvi puidust majad on kaetud valgete ja geomeetriliste kujutistega ja meenutavad glasuuritud piparkooke. Selline traditsioon sai alguse alles 200 aastat tagasi, kui valget luppi kasutati kahjustatud puidu säilitamiseks. Olgugi, et 1921. aasta tulekahju hävitas suure osa külast, siis Slovakkia valitsus aitas Tšičmani uuesti üles ehitada, nii nagu ta sajandeid olnud oli. Tänaseks on see külake nii kodu kohalikele peredele kui ka kultuuriline pärand, mis meelitab külastajaid üle maailma. Tänase päeva veetsime enamasti lihtsalt sõites, aga me möödusime nagu nii paljudest väikestest külakestest, mis olid nagu nii armsa vaibiga. Nii armsad lihtsalt. Ehitised olid kuidagi nii kodused ja üldse mägedest asjadest mööda minnes seest oli kuidagi nii soe. Selline tunne nagu oleks kodus. Nii rahul oli olla. Eriti üks külake jäi silma oma ehitiste poolest. Sellel külakesel oli nagu selline hästi ühtne vibe, et kõik majad olid maalitud samade mustrite järgi, mis oli minu arvust nii nunnu. Aga nüüd oleme jõudnud sellisesse linna, kus on üks künka peal hästi suur loss, mida me kindlasti homme tahaks vaatama minna. Ja siis avastame natuke veel siin ümbrust ja vaatame, mis saab. Aga praegu kell on juba vist 8, päike on looja läinud, kuidagi kiiremini on siin see päike loojas kui kuskil mujal. Aga teeme nüüd, paneme kartulat keema, teeme hakkliha, hapukoore, kurgi, tomati, salatit. Teeme mingi väikse dušimoodustise ja siis kutsume selle päeva lõppenuks. Aga aitäh ja näeme homme! Trenčín on suuruselt 8. linn Slovakkias, umbes 95 kilomeetrit pealinnast Bratislavast. Kuna Slovakkiast läbi sõita, siis meil jäi nii palju losse silma, siis tuligi välja, et Slovakkias on kõige rohkem losse inimese kohta. Ja ilmselgelt oli meil siht silmes vähemalt ühte neist lähemalt näha. Meie huviorbiiti ja trajektoorile jäi Trenčíni loss, mis asub Kalju peal vaatega Vahi jõele. Sealt samast Kalju pealt avaneb ka panoramvaade linnale. No püha kahuri vägina. Kuhu me sattunud oleme? 8 euriga lossi külastus, kus me saame nii lähedale Kotkastele minna, kus mujal pole kunagi võimalik olnud. Siin on meil treener Kotkas ja siin on tema jüngrid. Veel kotkalisi, öökull, mingid kiivritega linnud. Nii äge. See siin ikka karjub, paneb oma hüüded teele. Ja siin on suuremad kotkad. Ikka väga suured ja ma olen neile nii lähedal. Issand, kui ilusad te olete. Minu hingeloomad. Ui, kui nunnu väike beebi kotkas ka. Nii numps. Siin on küll rõõmsad kuked. Jänesed jalutavad vabalt. Siin on veel lambad, kitsekesed, haned, veel kukkesid. Ja siin on üks eriti julge noor kukk. Tere tulemast Trenčínisse. Selline on siis selle lossi piinakamber. Siit seoti inimene kinni. Venitati teda, piinati nii, kuidas saadi. Jõhker oli see ajastu ikka. Sul on ka ju need
peale matka ja lihased ka müristu peale. Tõmbame ka no, sirgu jalad. tõmba paika. Ja see siin on siis katapult. Nice. Piinakambri juures kohe on üks selline asi. Mis tunne on? Ei ole hea tunne ju. Ja naiste pukk. Nüüd sa välja ei saagi? Ei no, ära räägi rohkem. Trenčini loss ehitati 11. sajandil ja kindluses õhkub nii palju ajalugu ja lugusid. Üks populaarsemaid legende Trenčini lossi kohta räägib valgest daamist, vaimukujutisest, kes oli kunagi aadlinaine ja keda ebaõiglaselt tapeti. Tema vaim pidavat lossivaremetes siiani kummitama. Muuseumi rongkäigul nägime ka lossi erinevaid paleesid, galeriisid, relvasid, raudrüüd, vanima torni varemeid ja kõike muud. Siin lossis on nii palju vaatamist, et kindlasti, kui see loss jääb ka teie trajektoorile, siis tšekake järgi. See siin on küll ikka päris ilus tuba. Nice. Kas tõesti inimesed riietusid ennast tollel ajal niimoodi? Milline peakate selle naisterahval on? Wow, selle palavaga muidugi ei kujuta ettegi. See lossi iga on nii kaua aega tagasi, et võib-olla tõesti nii tillukesed need inimesed olid. Aga vaadake, kui vägev see loss lihtsalt on. Ja selline tilluke voodi siis. Nendel aadlikel oli ikka päris kõva vaade siit. Ja kusjuures seal keskel kuskil pargib meie vänn ka. Ma ei tea, kas seda on näha, aga seal ta on. Ja selline mägede vahel mõnus linn. Nagu Enno ütles, ei ole suur, ei ole väike, on täpselt paras. See muidugi vesti on. Me olemegi muinasjutu paigas, nii et the end. Kuhu me nüüd sattunud olema? Kas päriselt olid sellised sõdalased meil siis mingi lajastul või? Näitab, et siis oldi kõik õlut, magu oli ees. No, nälga ja janu tundma ei pidanud. Minge loss ikka. Siin on midagi nii lastele kui ka täiskasvanutele. Peale lossikülastust liikusime Põrgukuumusest Trenčini linna vastama. Nii mõnus kui 40-kraadiste päevadega lihtsalt selline jaotus linnas on. Mõnus! Läheb nii õigesse kohta lihtsalt. Linna ainus vaatamisväärsus pole siiski vaid loss, vaid linn paistab silma ka oma tänavakunsti kultuuri poolest. Trenčini tänavad on justkui lõuendid andekatele kunstnikele, kes soovivad jagada oma loovust, lugusid ja emotsioone. Peale sellist kultuuridoosi puhkasime jõekaldal jalga ja jahutasime end külma arbuusiga. Nonii. Adam ja Eva raporteerivad. Oleme jõudnud Bratislava lähedale oma kämpimiskohta, mis märgi järgi peaks olema illegaalne, keelatud, aga siin on just mingi, ma ei tea, 50 autot vähemalt praeguse kellaajal. Et päeva jooksul on kindlasti neid rohkem, aga eks me näe. Me plaanime siia ikka natuke kauemaks jääda. See vesi on lihtsalt nii puhas, nii mõnus, nii jahutav. Ja siis siin lähevad naabrid ära, kui äs saab ilusti bussi ära parkida ja rõdudki kassid lahti lükada ja naudida elu. Jaa, elu on ilus, nagu teiega ilus. Ja see on üks ilusamaid järvi, mis meile tee peal on jäänud. Vesi on nii puhas. Me oleme õnnelikud, me oleme rahul. Aga olgu, näeme. Tere hommikust! Tere hommikust Keili Kokakoolist. Mis meil on siin siis? Mis menüüs on? Mis menüüs on? Hommikumenüü. Kaheraelme puder, üle vaarikamoos, sivkad, muna, Stevia ja kõige tähtsam oma korjatud õunad. Kus me neid saime? Teisest külast, järve äärest, jõe äärest korjasime terve pool päeva. Raske, aga hakkama saime. Joo.
aga need on ühed magusamad, mõnusamad, ise korjatud õunad, mis me kunagi korjanud oleme. Nii mõnus. Aga tänase päeva veedame vaid ujumisriietes. Mõnuleme, ujume, chillime ja oleme mõnusad. Sööme kõhu täis ja siis ujume üle karjääri. See on nii hele praegu. Aga vesi on mega mõnus. Kalu on palju, vesi on läbipaistev, mõnus. Igatepidi, siin aga... Ärkasime hommikul varakult, et Slovakkia pealinna Bratislavat avastama tulla. Õnneks väga palju sõita ei olnud. Soodsad parkimist aga, kuhu meie kämpervän mahuks, oli aga raske leida. Nagu ikka, parkisime jalutuskäigu kaugusele linnast ja õnneks selgus, et Bratislava on täiesti jalutamissobilik linn. Vanalinn on aga väga mõnus ja täis kitsaid munakividega tänavaid, ajaloolisi hooneid ja mõnusat atmosfääri. Bratislava on segu erinevatest kultuuridest ja ajaloost. Siin kohtuvad Slovaki, Ungari ja Austria mõjud, mis kajastuvad nii toidus, arhitektuuris kui igapäevaelus. Aga pole ka ime, sest see linn asub 3 riigi ristumiskohas. Slovakkia, Austria ja Ungari. Austria pealinn on vaid 60 kilomeetri kaugusel ja arvake ära, kas me lähme sinna järgmiseks. Jaa, põhjus, miks Bratislavat külastame, pole niivõrd uudisimu, sest eelistame armsaid väikeseid külakesi ja looduskauneid kohti rohkem. Aga soov näha sõpra, kellega tutvusime Camino de Santiago rajal paar kuud tagasi. Ta oli üks esimestest inimestest, keda kohe Lissaboni raja alguses trehvasime ja kellega saatuse tahtel sel rännakul mitmeid kordi nägime. Ta on meie isiklik Bratislava giid, kes räägib meile ajaloost ja näitab ümbrust. Samuti tutvustas ta meile kohalikku kööki ja kohalikku õlut. Ma ei tea, miks see naine tahtis, et ma filmiks teda, et ta vetsu läheb, aga noh, sealt ta läheb. Ja meie Bratislava ekskursioon ongi lõppenud. Nägime just oma Slovaki sõpra, kellega Camino tuttavaks saime. Käisime Slovaki restoranis söömas selliseid kohalikke nokisid, mis on siis kartulast tehtud sellised pastalaadsed asjakesed kitse juustuga ja siis peal oli hästi krõbe mingi pekk. Et kuna Slovakkia oli kunagi hästi vaene riik, siis söödi selliseid talutoite. Mitte väga palju liha, aga kõik oli lihtsalt kartula baasil. See on samasugune kartulaparadiis põhimõtteliselt nagu Eesti, et pole Eesti toitu, kuhu kartul sisse ei käi. Aga mõnus oli. See ekskursioon poleks poolgi nii huvitav olnud, kui Toni poleks olnud, kes meile seda näitab. Aga nüüd käisime, võtsime veel Slovakkia mingid eriti ajaloolised küpsetused. Reklaam nägi välja küll, nagu oleks